võiks küsida, et miks nagu põllumajanduspoliitika meetmete alt niisugust asja, mitte põllumajanduslikku ettevõtlust toetatakse, siis eks põllumajandus areneb pidevalt ja see on niisugune üle-euroopaline kogemus, et kui aidata maapiirkonnas areneda muul ettevõtlusel, siis see aitab kaasa ka põllumajanduse arengule ja vastupidi. Ja ühtepidi muidugi on tähtis see, et kui põllumajanduse efektiivsus tõuseb, siis ju, kuidas ütelda, vajadus töökäte järgi põllumajanduses väheneb. Ja nüüd on ühise põllumajanduspoliitika mureks nagu võetud ka see, et ka nendele nimetatud vabanevatele töökätele leida maal tegevust, et maa ei jääks tühjaks, et ikkagi need suitsud seal külades oleks olemas ja inimestel oleks millega tegelda. Nii et järjest rohkem me selle suunaga tegeleme ja ma isiklikult pean seda tihti isegi, ei saa ütelda, et olulisemaks kui põllumajandusinvesteeringuid, aga kindlasti aitab ta kaasa sellele, et inimeste üldine heaolu maapiirkonnas kasvab. Nii et meede, mis on nüüd, kuidas ütelda, see eelmisel perioodil võib-olla põllumajandusinvesteeringuga võrreldes suhteliselt väikese rahastamise leidnud, saab meil järgmine periood olema väga oluliseks meetmeks, et seal rahastamine tõuseb ligi 4-5 korda. Ja ma loodan, et neid taotlejaid tuleb järjest rohkem ja rohkem ja häid projekte tuleb. Kui sovhoosi kord otsa said maal ja ka maa-asulates ning alevikes otsa väga paljud töökohad. Eriti hädasse jäid just naised, sest laste kõrvalt ei lähe Euroopasse tööd otsima. Linnades keskealisi ja vanemaid naisi hoopis uudsete firmade töökohtadesse aga ei oodatud. Nii tuli midagi välja mõelda ja nii pöördusid hästi paljud naised käsitöö poole. Järgnev jutt on üsna tüüpiline uue Eesti lugu. Lõngaliisu osaühingu moodustasime 2004. aastal, kus juures nime me kasutasime juba natuke ennem. Enne seda olime me FIE-d ja et toodet paremini müüa, siis seda lõngaliisut nagu kasutasimegi oma toodete reklaamiks ja kui me kuhugi läksime, siis oli, et lõngaliisud. Kui rong juba liigub, et siis ta liigub, siis peab ainult kiirust lisama, et kui sa kuskil käid ja saad mingisuguse pakkumise või tellimuse, et ega sa ju ei rahtsi ära öelda, et ma ei tee seda, aga me ei jõudnud enam kahekesi ja siis oligi vaja kedagi juurde jälle ja selliseid koduseid naisi ja kes väikeste lastega ja neile see töö ka sobis, et ta ei ole ka nii kinni, ta ei pea kuskile ära minema kodust ja niimoodi me oleme võtnud abilise endale, aga ta viiedena, et me ei ole nagu otseselt kedagi tööle võtnud, aga tema tegutseb viiena ja meie ostame nagu teenust siis. No palju teid siis kokku on? 7 naist. Jah, ega see töötajaid leida on praegu raske nagu igal pool, ega meid ka, sest see töö on küllaltki selline spetsiifiline ja ta ei sobi paljudele, et ta selline nikerdamine on ja vaikselt, et ega meil on raske neid leida ja siis, kes on olemas, neid peame hoidma. Just. Tasapisi neile ka midagi pakkuma, et nad siin oleks siiski meie juures. Ja siis meil on siin vokk ja need kraasid ja värgid, et näidata, kuidas vanasti ka tehti, et lasteaiad on käinud siin näiteks vaatamas ja panevad juba aegu kinni, kadripäev on see villapüha, eks ole, juba panevad aegu kinni, et siis näidata, et selline asi ka natuke oleks, et meil oleks endal ka natuke huvitavam see asi, et ei läheks ainult see, kes masstööks. Oma kaupa pakutakse enamasti laatadel ja tasapisi on leitud ka pidevaid tellijaid kuni Ameerikani välja. Villast lõnga saadakse Leedust. Lõdvaks ei saa end lasta ka parematel päevadel, sest ainult ise saad endale homse kindlustada, ütlevad Ülle ja Anne ühest suust. Kogu aeg peab kalkuleerima ja uusi võimalusi otsima. Nii on nad endale mitmetest programmidest raha küsinud ja nii lugesid ka meetme 3-3 kohta. Me tahtsime saada aurutriikrauda ja elektroonika seda kudumismasinat. Ja need me saime. Nii, jah. Kirjutasite taotluse ja palju küsisite raha? Vähe. Me küsisime vähe. Sest ise pead ka ju finantseerima, aga ei saa lõhki küsida. Reaalsuse piire jääb ikka jääma, mida vaja on. Ja olete õnnelikud nüüd nende masinate üle? See aurutriik on super. Ennem pani väikse selle triikrauaga pane seda lappi sinna vahele ja nüüd on ta, ei ole midagi vaja kuivata parai. See on küll väga hea asi. See on tõesti, jah. Selle meetme raames rahastati väikseid ja väga suuri projekte. Üks osa neist on mitmesugused külaliste majad.
mitmefunktsionaalne hoone, kus kindlasti on ka postituba, valmib Kuremäe kloostri kõrvale Ida-Virumaal. See maja on kahekorruseline ja kolmandaks tuleb keldrikorrus. Et ütleme, siin me oleme kaupluses. Kaupluse, see on ruumi kusagil 80 ruutmeetrit. Ja kaupluse kõrval on kohvikuruumid. Seal tullakse müüma kohvi, teed ja suupisteid. Ei müüda alkoholseid jooke, kuna see on pühas paigas see maja. Ja siis teisel pool maja, seal on esimesel korrusel postiruumid. Ja see post avatakse ka järgmine aasta sügisel. Teine korrus on mõeldud külaliste majaks. Selle maja eellugu on seotud Aavo isikliku valuga. Ta naine põdes rasket haigust, poluskleroosi, ja suri sellesse. 1994. aastal kolis pere Soome, aga pärast vanemate ja naise surma hakkas süda tagasi kiskuma. Tekkis mõte luua oma abikaasale pühendatud fond, et aidata sama haigust põdevaid inimesi siin Ida-Virumaal. Fondi jaoks tuleb aga raha teenida. Aastal 2000 ta hakkas nagu idanema, et me oleme pärit siit Ida-Virumaalt. Siit Kuremäelt? Jah, mitte Kuremäelt, Kohtla-Järvelt. Aga ta on püha paik. Ja vaatasin, et see asi nüüd küll sobiks siia. Ma sain tuttavaks kohaliku kloostri ülemaga, nii kui minu Varvaraga. Ja siis ta hakkas minema. Et hariduselt ma olen jurist, et ma olen ikkagi jälginud neid kõiki struktuurifonde ja vaatan, et arendatakse maaettevõtlust, et miks mitte seda ära kasutada. Ja kuna see läheb ju inimeste jaoks ehitatakse kõik, inimesed saavad tööd kohalikud siit. Ja aastal 2004 oli konkurss postimaja kinnistu peale. Ja minu ettevõte nüüd võitis selle konkursi. Ja siis tegime projekti ja nüüd ta on läinud edasi. Selle meetme kaudu toetust küsides tegi Aavo tihedat koostööd Ida-Viru nõuandekeskusega ja kohaliku vallavalitsusega. Kui maja on valmis saanud, alustab ka fond tegevust. Kuna ma enda peale ei raiska, absoluutselt raha. Kõik läheb, selle ettevõtte peale ja selle idee peale. Jah, las olla, kohalikel sama diagnoosiga haigetel vähekene kerge. Nii te saate aidata teisi? Jah, tänu temale. Kui inimesel on võimalusi ja on seda vara, et ta peaks aitama ikka oma kodumaad. Kas või väheselgi määral, ütleme. Aga kui iga inimene mõtleks, et ta aitab kodumaad võib-olla liiga pateetiline, aga oma naabrit või lähemast või isegi sugulast või tuttavat, see ongi suur asi. Et vähem mõelda enda peale, natuke rohkem teiste peale. Ja siis tegelikult läheb oma elu ka edasi? Ta läheb kuidagi hästi kergelt.